Oleme harjunud, et tekkinud prügi me viskame konteinerisse. Mingil hetkel tuleb prügiauto ja viib meie laga ära ja meie ei pea selle pärast enam muretsema ega mõtlema. Milline raske töö aga nüüd järgneb? Selle ma otsustasin oma naha peal ära proovida. Ma teen kaasa ühe konteinerite tühjendamise ringi koos Ragn Selsi autojuht laadijaga. Tervist! Tere! Mina Marko. Janar. Ja mida me nüüd teeme siis? Võtame järjest need konteinerid siin ja tühjendame sinna taha pressi alla. Ja. No, aga hakkame siis vaikselt libistama. Prügiauto laaduri amet ei ole kindlasti kergete killast. See vajab üksjagu füüsilist pingutust ning tööpäevad algavad juba kell 5 hommikul. Tööd tuleb teha hoolimata ilmast, suvekuumuses ja sügavas lumes. Olgu siis 1. jaanuar või jõululaupäev, rohelised autod vuravad ikka ringi. Mitu sellist konteinerit sa päeva jooksul tühjendad? No täna on natuke üle 300. Üle 300. Ja sa tead igal hommikul ette umbes palju neid tuleb? Jah, hommikul tõmban lehe üles ja siis on kohe teada, palju on. Ja milline siis kõige raskem on olnud? Mis meenub, mis inimene on sinna sisse pannud, akud või? Ei, siin on telliskive pandud. Telliskive, kas mõni salvab kuskilt ukse pealt ka midagi või aia tagant, kui ei ole prügi õigel ajal ära veetud näiteks või koer pääseb välja või? Ja ei, minul ei ole sihukest seost olnud, aga koeri on küll olnud. On jah? Ja, et ennemalt on kastid olid ikka suhteliselt aias sees, ei neid ära toomas käidud, aga siis kui koer nurgade kant tuli, siis tulid koos kastiga jooksid välja. Aga võtad kohe teiselt poolt, siis paneme mõlemad järgi. Okay. Teistpidi. Vajuta rohelist tuppu, hoia peal. Nii, olemas. Meie kogume täna kokku olmejäätmeid ning konteinerid on pilgeni täis. Mõned neist võivad kaaluda kuni 200 kilogrammi. Seega oleks laaduritele suureks abiks, kui prügikastid oleksid aias tänavale ootevalmis sikutatud. Meile kõigile on see umbes 2 konteinerit kuus, aga prügiautojuht veab kuu ajaga keskmiselt 5000 sellist anumat. Siin on tore näide, kuidas inimesed oma konteineri siis tänavale valmis panevad selleks, et prügiautojuht saaks nüüd peale noppida. Kui vaadata nüüd üldist pilti siin korterimaja, siis kuidas öelda, boksides, siis enamus konteinerid on seal garaaži ukse ees, teest vähe eemal siin paarkümmend meetrit, aga üks inimene on otsustanud siis autojuhi vaeva vähendada. Kui palju Eestis üldse prügi tekib? Eestis tekib üle 20 miljoni tonni jäätmeid aastas. Üle 20 miljoni tonni jäätmeid aastas. Ja enamus nendest on seotud põlevkivitööstusega, energiatööstusega ja neid jäätmeid, mis meil tekib kodus, neid olmejäätmeid ja pakendijäätmeid, need tegelikult moodustavad ainult 3% sellest kogu Eesti jäätmetekkest. Ehk üks inimene keskmiselt tekitab Eestis umbes 360 kilogrammi aastas jäätmeid. Kas tõesti näiteks mina tekitan 360 kilogrammi jäätmeid ainult? Mul jääb mulje, kui ma oma konteineri aia taha kärvutan, et nagu rohkem tuleks kokku. See võib nii olla. Võib-olla, jah. Ja mõni siis tekitab vähem jäätmeid. Just. Et see on selline keskmine arv. 360 kilogrammi ühe inimese kohta aastas tekib olmejäätmeid tavalises majapidamises. Legend räägib seda, et inimesed nagu omavahel räägivad, et ma sorteerin küll oma prügi ära, panen erinevatesse, ma ei tea, kastidesse või kottidesse, aga tuleb prügiauto ja viskab kõik ühte suurde punkrisse kokku, et mis kasu sellest minu tööst siis ennem oli. Et millest selline legend tekib? No pigem ongi see arvatavasti niimoodi tulnud, et inimene vaatab, et ühte autosse kõik läheb,
aga tegelikult autol on 2 sektsiooni. Mitte nii nagu siin, eks see on ühe sektsiooni. Olmeprügi, eks ole. Aga siis, kui on 2 sektsiooni, siis ühte läheb olmeprügi ja teise läheb siis kas bio või siis pakend, mida iganes. Teine põhjus siis, mis seda legendi toetab, et niikuinii pressitakse kogu kraam ühte kokku ja on siis see, et inimesed on selle nii-öelda näiteks vana paberi või pakendi konteineri juba ära reostanud siis olmejäätmetega. Ja kui need pakendid või vana paber on juba määritud, siis seesama pakendi autojuht või vana paberi autojuht vaatab, et seda ei saa kasutada ja siis suunab oma töö sulle, kui siis olmeprügi korjajale. Jah, nii on, et siis tuleb kontorist teade mulle, et ma pean selle kasti ära tegema. Eramajad saavad pakendid kokku korjata, panna nad eraldi pakendite kotti ja Ragn Sells viib pakendid 1 kord kuus tasuta ära. Kogu kokku klaas, plast ja nii edasi, kõik võimalikud pakendid ja nõndaviisi satuvad need taaskasutusse. Hoopis teine lugu on aga kaubanduskeskuste või mingites avalikes parklates või kuskil olevate konteineritega sinna inimesed viskavad mida iganes ja enamus sellest kraamist, mida nendesse avalikesse konteineritesse visatakse, ei saa vist enam taaskasutada, eks ole. Aga siin on üks korterimaja juures asuv selline prügimaja, kus inimesed on tõesti siis sorteerinud oma prügi. Siin on meil vaja tühjendada 3 konteinerit, aga vaatame huvi pärast siis ka mõnda olme konteinerisse. See on olmejäätmed. Nüüd ilmselt inimene on ostnud mingisuguse elektroonikaseadme, siis ta on virutanud kogu selle pakendi siis siia kilekotti, et sellest ruttu lahti saaks, aga näiteks siin on segi läbi nii papp kui siis kile ja võib-olla isegi natuke seda pehmendavat ainet ka, penoplasti, et need siis tuleks ikkagi eraldada sellest paberist ja kartongist, penoplast ja plastik ja kile ja. Eelkõige kartongi konteinerisse peaks minema vana paber ja kartong. Kui sinna panna ka sellist läbipaistvat kilet, siis on okei. Nüüd see penoplast ise on natukene selline väljakutseid esitav materjal, sest see penoplast ajab helbeid. Ta on täis staatilist elektrit, mis jääb sinna kartongi külge. See peaks käima nüüd siia sellesse ja samamoodi see pakend ja see on siis tavaline selline trükipaber või kuidas öeldakse, printeripaber. Siin on veel kartongi ja need siis, nende koht õigupoolest oleks siis selles konteineris. Ja see üsna lihtne liigutus siis säästaks tegelikult loodust väga palju. Nii, minu tööpäev on nüüd läbi. Aga jõudu sulle siis. Väga aitäh. Jah, sorteerige prügi. Ja prügiautojuhi elu tehke natukene lihtsamaks. Seda saab väga lihtsa liigutusega teha 2 lisasammu tee äärde.